Nüüd tuleme oma armsale Eestimaale ja lähme ühte imelisse kohta. Ise käinud, julgen öelda, no tõesti, minu meelest väike paradiis, see koht on Tõrva. Ja meile tuleb rääkima sellest, kui elav keskkond Tõrva inimesi ümbritseb, sealne vallavanem Helen Elias. Tere hommikust kõigile. Ma mõtlesin siia lavale, et ma tulen kohe, olen selline entusiastlik, aga nüüd Margit ütles sellise lause ja mul tahtis pisar juba silma minna, et kui armas sissejuhatus see oli ühele omavalitsusele. Aga tõesti toon teile tervitusi Tõrvast, et rääkida natuke meie kogemustest. Ma ikkagi räägin hästi entusiastlikult, teile võib kohati tunduda, et mis siin on staadionid, ujulad, terviserajad, et teie omavalitsustes on ka kõik need asjad olemas. Aga me oleme väga uhked nende üle, mida üks väike omavalitsus on suutnud saavutada. Muidugi on meil looduslikult väga suured eelised antud ja selle pinnalt peame me veel rohkem edasi minema. Ja kuna need 2 päeva on minu jaoks väga olulised on, mul on telefonis notesid juba täis igasuguseid häid mõtteid, siis ma vaatan meie rahva ja tervisespetsialistile Tiinale otsa, ütlen, ära lase mul nüüd vaibuda, vaid tule sakuta mind kogu aeg käisest ja lähme nende teemadega edasi. Aga veel, neid häid inimesi, kes siia on täna kogunenud oma heade mõtetega, tahaksin ma näha Tõrvas. Ja kui ma teen teile selle sissejuhatuse ära, siis ma usun, et te nõustute minuga ja me kõik pöördume üheskoos Alo poole ja ütleme, et 9 aastaks võiks selle konverentsiga minna Tõrva. Nii et selline ettepanek ka veel tehtud. Aga lähme siis ettekande juurde. Natuke sellist üldist raamistikku ka, et aru saaksite üldse, et millistes orientiirides me siis räägime. Elanikke Tõrva vallas on tegelikkuses päris vähe. Nagu te näete, natuke üle 5800 ja oleme me kahanev omavalitsus. Küll 1 aasta olime me ainuke Kagu-Eesti omavalitsus, kus elanike arv kasvas. Aga seda elanike arvu kahanemine ei tulene tegelikkusest rändest, ehk siis välja läheb inimesi meil sama palju kui sisse tuleb, see on sisuliselt 0 baasil või isegi plussis, aga meil on lihtsalt eakate osakaal meie kogukonnas nii suur, et kahjuks suremus ületab sündimuse. Natuke lihtsalt, et te veel aru saaksite ka noorte osakaaludest ja siis ka eakate osakaaludest, on siia siis numbrid kenasti välja toonud. Ja hästi oluline number, ma arvan, mis veel eriti omavalitsusi siin kõnetab või paneb mõtlema, on see, et palju siis on ühe omavalitsuse eelarveline osakaal. Et mina arvan, et see 2% kogu eelarvest ainult spordile on enam-vähem okei. Kindlasti võiksin rohkem veel teha, aga kui tuua välja, mida me selle rahaga oleme suutnud ära teha või ka eilsesse päeva tagasi tulles, et alati pole raha vaja, et oma tegevusi pakkuda, siis on, ma arvan, see täitsa okei. Tegelikult ma tahtsin teile statistikast siia veel välja tuua seda, et Tõrva vallas on huvitegevusega hõivatud noorte osakaal 60%, mis ma julgeks väita on ka täitsa okei, muidugi me püüame veel paremuse poole ja kõige populaarsemad huviringid on ujumine, kergejõustik ja jalgpall, ehk siis spordivaldkonnad. Vot nii. Aga siis taustast veel nii palju, et spordielu korraldab sisuliselt meil üks inimene, meie spordi- ja rahvatervise spetsialist ja talle on siis veel käsundiga lisaks terviseradade hooldaja. Spordi- ja rahvatervise spetsialist toimetab ka MTÜ Tõrva spordiseltsiga, mis siis korraldab erinevaid sündmusi ja kaasab siis raha ka muudest projektivoorudest. Ning lisaks on siis spordielu korraldajad meil ka spordiklubid. Iga-aastaselt toimub enam kui 80 sündmust ja nendes osaleb üle 2000 inimese. Natuke veel statistikat. Treenerikutset omab meil 18 treenerit
ja tase 5 on praegu 6 treeneril. Registreeritud on meil 16 spordiklubi ja spordiobjekte 38. Väikse Tõrva valla peale 5 spordisaali, mis on tegelikkuses päris hästi. Ja ühte spordiklubi tegelikkuses või siis spordisaali opereerib meil üks kergejõustiku spordiklubi Virage. Nüüd rääkides teile ka, me tegime just Tõrva valla arengukava ja üheks hästi oluliseks teemaks, mis kindlasti arengukavas peab läbi käima, oli meil liikumise ja spordi teema. Ta pole küll siia nüüd eriti pikalt lahti kirjutatud, aga konkreetsed eesmärgid ja mõõdikud on tegelikkuses meil ette nähtud. Ja mina isiklikult, ja nüüd on see koht, kus saab öelda, et valimisplatvormil on ka linnuke olemas, on eesmärgina välja toodud, et Tõrva vald peab saama tuntuks rahvaspordikeskusena. Ja selle nimel me väga aktiivselt panustame. Tõrva terviserajad. Tõstke palun käed, kes on käinud Tõrva terviseradadel. Appi kui vähe. Kui te lähete Tallinna poole, siis ärge minge läbi Tartu täna, tulge siis läbi Tõrva, ei tule väga palju pikem maa ja tehke veel üks liikumistiir. Tõrva terviserajad on saanud 2017 aastal parima tervisespordirajatise tiitli. Meil on ümber linna sisuliselt metsaradadel 11 kilomeetrit väga mõnus rada. Enne ma just mõtestasin, et kui võtta linna keskelt terviserajast kõige kaugem koht, siis ma arvan, et maksimum meetrite arv, et jõuda terviserajal on 500 meetrit. Nii et sisuliselt väga hästi planeeritud, muidugi jälle looduslike eelduste tõttu. Lisaks on meil ühes väiksemas alevis veel terviserada olemas, meil on suusaringid, meil on lumetootmisvõimekus ja olemas ka siis seal, kus on lumetootmisvõimekus valgustatud suusarada. See on küll ainult 1 kilomeetrit, aga saame päris kenasti sellega hakkama. Ja lisaks on meil ka Rubina soo, mida üks eraettevõtja loodusturism väga hästi kasutab ja erinevaid matkasid seal tegemas on. Järgmine, Tõrva staadion, renoveeritud 2021 aastal. Kui renoveerimine tehtud sai, siis meedias käis läbi, võiks öelda ikkagi tiitel, Eesti kauneim staadion. Sest nagu te näete, Jõekäärus see asub ja väga heade tingimustega meie siis kogukonna jaoks, me arvame ise see on. See läheb, terviserada läheb siit läbi ja ise, kui jooksmas käin või kõnnin terviserajal, siis ei möödu päevagi või hetkegi, kui ma ei näe siin mängimas noori palli, mis on minu arust või tekitab sellist ülihead emotsiooni. Siis on meil veemõnula, mida meil opereerib eraettevõtja, ta on selline minispa, ujula, ja mida meie siis omavalitsuse poolt oleme teinud, on see, et meil on kõikidele lastele seal ujulas tasuta ujumine ette nähtud koolitundide raames ja lisaks on kõikidel tõrvakatel, meil on olemas selline tõrvakakaart, millega siis saab soodustingimustel ujumas käia. Ja see kõik, lisaks on meil ka veel discgolfirajad linnas sees, seal samas kõik hästi kompaktselt koos. Ja see kõik, terviserajad, staadion, järved, kool, moodustab ühe tervikliku ilusa keskkonna, mille eest ongi meile 2021 Eesti Olümpiakomitee poolt antud siis tunnustus Tervisespordikeskusele. Siin juures ma põgusalt mainiksin ka seda, et punase katusega hoone on siis Tõrva gümnaasium, kus te näete kenasti sisehoovi, näete ümberringi seda metsa, siis sellest aastast lõpuks jõudsime meie nii kaugele, et meil on koolis olemas õuesõppe vahetund, või tähendab õuesõppetunnid ja õuevahetund. Ehk siis 30 minutit iga päev meie lapsed käivad väljas. Lisaks on koolides rakendatud valikained erinevate spordiklubidega koostöös.
Toon lihtsalt oma laste pinnalt näite, et teises klassis on võimalik valida jalgpalli, liikumisõpetust, suuremates astmetes võrkpalli ja kõik need sportlikud valikained on noorte seas väga populaarsed. Mis me teeme teistmoodi? Neid sündmusi on hästi palju, aga mõned siia välja tooduna. Laste kergejõustikupäev olümpialastega, mis toimub septembrikuus, kuhu me toome tipud kohale Tõrva. Meie oma Magnus Kirt, Rasmus Mägi on käinud, kettaheitjaid ja nii edasi on meil käinud väga palju, kes tulevad koha peale, kui lapsed võistlevad seal oma jooksus, palliviskes ja kaugushüppes ja motiveerivad neid ja on lihtsalt neile eeskujuks. Matkasari Otsi sõnu, mis iga kevad ja iga sügis toimub lihtsalt, et sellel matkarajal, mis meil 11 kilomeetrit ümber linna on, tuua inimesi välja ja nad korjavad lihtsalt sõnu. Toome näite, et kevadel oli raamatuaasta raames siis meie enda Tõrva kirjanike teosed, korjasid need sõnad kokku, tegid ristsõna ära, saad sellest väikse meene, et sellised hästi lihtsaid tegevusi. Ja inimesed tulevad sellega kaasa, see on aastatepikkune traditsioon ja see neile väga meeldib. Oleme teinud koostööd Tanel Kangertiga, Gravel Grinder, mis on siis 100 kilomeetrit rattaga läbi Tõrva valla. Eesmärk polnud võita, vaid lihtsalt koos nautida ja sõita. Jüri ja jooks on üks selline pisikene asi, mille üle ma ise olen väga uhke, et kui ma Tõrva valda tööle tulin abivallavanemana siis 4 aastat tagasi, siis minu mälestustes oli, et kui ma olin noor, meil toimus üliäge Jüri ja jooks läbi linna, ühest linna otsast kuni teise. Ja seal oli väga palju osalejaid ja meil oli me alati ootasime seda sündmust. Nüüd ütleme 20 aastat seda sündmust enam ei toimunud ja me oleme selle nüüd taaselustanud, kus läbi linna ei tule inimesed võitma, on vallavalitsuse meeskond väljas, on meie enda allasutuste meeskonnad välja, on ettevõtjad väljas, lihtsalt tulevad üheks õhtuks linna, jooksevad koos ja tunnevad sellest rõõmu. Täiesti eripärane on meil Päästeameti kutsemeisterlikkuse võistlused. Kas keegi on seda võistlust üldse kunagi näinud või teab, millest ma räägin? Üks käsi tõusis, olen seda ise ka kaasa teinud, kindlasti järgmisel aastal ka Tõrvas need 1. augustil toimuvad, soovitan vaatama tulla, esiteks see on juba väga vaatemänguline, aga teine veel ise ennast proovile pannes, kui sul on 20 kilo ikka raskus seljas, jooksed, ütleme siis võtame kortermaja 5. korrusele ja vead voolikut ja vead 80 kilost nukku, et väga huvitav ja väga väljakutsuv. Sellest aastast käivitasime Tõrva valla sportmängud, eesmärgiga jälle lihtsalt tuua kogukonda kokku ja liikuma, mitte et tuleme ja hakkame võitma kõike ja toimib meil väga hästi. 12 meeskonda meil on, iga kuu ühel pühapäeval saame kokku, mängime petanki, teeme erinevaid mitmevõistlusi, oleme mänginud kõnni jalgpalli ja inimesed on selle väga hästi omaks võtnud, et usun, et kui meil nüüd hoog sees on, siis järgmisel aastal veel suuremate osalejate arvudega. Oleme teinud nüüd, kui meil on see, ütleme siis Tõrva valla kulminatsioonsündmus, Tõrva tulepäevad, kindlasti peab programmis sees olema erinevad sündmused, spordisündmused. Hommikutrenne tegime sel aastal, väga palju osalejaid oli. Rattaöö, kus on üle 300 osaleja, juba 11 aastat Tõrvas kestnud, väga populaarne, et selline hästi lihtsaid liikumistegevusi, et inimesed saaksid rõõmu tunda. Sel aastal tõime võrkpalli meistriliiga naiste mängu Tõrva, see oli küll 6.-7. koha mäng või midagi sellist, aga jällegi näidata meie inimestele, kuidas tehakse ka nii-öelda tippsporti ja ei pea olema ainult suurtes linnades, vaid on võimalik seda teha ka väiksemates kohtades. Väga uhke olen ma tegelikkuses lasteaedade olümpiamängude üle. Need toimuvad meil juba 3. korda. Pea 300 last üle Tõrva valla tuleb kokku sellel päeval. Nad on riietanud siis kas riikide, ma ei tea, sel aastal oli Vana-Kreeka mängude järgi teemad ja teevad sporti. Ma rohkem sellest ise ei räägi, ma näitan teile lihtsalt video, kui vähe on vaja, et lapsed oleksid õnnelikud. Häält ei tulegi meil, jah.
muusika annab muidugi palju... Vot selline olümpiapäev, et väga hästi on see omaks võetnud ja minu arust siukse väga hea emotsiooni sellisest lihtsast liikumisest lasteaias tekitab. Lisaks on meil eraldi loodud tavapärasele kodulehele, siis omavalitsuse kodulehele eraldi maandumisplatvorm sport.torva.ee, kuhu me siis kõik erinevad treeningvõimalused, üritused oleme kokku toonud, et kindlasti soovitan teil kõigil pärast külastada. Hästi oluline, mida me teeme, on see, et me peame oma sportlasi meeles. Meil on mitu tunnustusüritust, me toetame oma spordiklubisid ja lisaks on meil olemas ka Andeka noorsportlase toetus. Siin pildil keskel on siis Bianca Uhtjärv, kes on juba mitmete Eesti rekordite omanik takistusjooksus. Oleme uhked, me ise nimetame ennast odaviske pealinnaks. Kui te loete Tõrvas sirgunud talentide nimesid, siis just odaviskes on neid päris palju. Kõik kindlasti teavad Magnus Kirti ja praegu väga tublisti on meil toimetamas Katre-Marit Liiv, kellele loodame siis pikka odakaart. Kergejõustiku tähtedest juba mainisin Rometkivi ei maininud, aga Bianca mainisin ära ja ka motosporti tähtedest on meil talente küll ja veel. Mis on veel minu jaoks oluline ja ma arvan, et ka Alo eile oma juttu alustas sellest, et me peame olema ise eeskujuks. Seetõttu proovin mina isiklikult käia kõikidel Tõrva valla spordisündmustel, näidata, tunda rõõmu ja olla eeskujuks. Aga lõpetuseks teile üks video Magnusest ja tema elukaaslasest Laurast, kes on ka ju tegelikkuses olümpiamängudel osalenud 7 võistluses, kuidas me teeme koostööd ka nendega, et inimesi kutsuda Tõrva. Me oleme Lauraga käinud võistlustel ja treeninglaagrites üle maailma, aga puhkuse veedame alati kodus. Seda enam, et meie kodu asub suvituslinnas Tõrvas, kuhu olete oodatud ka teie. Meil on 4 imekaunist järve, 3 spa-hotelli, suvitäis sündmuseid, valustatud jooksu- ja matkarajad. Tulge meile külla. Vot, tulge meile külla. Väga tore, aitäh, mul tuli ka paar mõtet. Ma tahan ka teenida plusspunkte, et ema siin teenis kõvad plusspunktid kohe. Esiteks, minul ja Magnus Kirtil on täpselt sama kõrgushüppe isiklik rekord muide. Täpselt sama. Me koos võistlesime ka enne seda, kui Magnus hakkas tõsiselt odaviskama ja minu armetu karjäär visises lihtsalt niimoodi, aga me hüppasime koos. Kas keegi tahab pakkuda, palju on minu ja Magnus Kirti kõrgushüppe rekord? Pole nüüd nii oluline, aga... No palju on Magnus Kirdi, võib-olla pole inimesed osanudki mõelda, nii tema odaviske rekordit tõenäoliselt teate, aga palju on Magnus Kirdi kõrgushüppe rekord? Ei, üle 2 peaks olema ikka. 2 on õige esimene number. 20 on õige. Tublid. No, keegi ütles 2.11.
ja siis ma tahtsin öelda, et meie käisime laagrites alati Tõrvalähistel ja see oli pidupäev, kui sai siis ühe korra laagri jooksul Tõrvasse, sai ujuma ja see Vanamõisa järve hüppetorn, mina olen sealt ühe korra kõige kõrgemalt alla tulnud. See on kõrgem nüüd. No nüüd on veel, aga see jäi ka viimasest, ma hüppasin sealt nii ja siis kõik, kes vaatasid, ütlesid, no Juhan, sa said väga haiget, ma ütlesin, ei saanud ja magasin laagri lõpuni kõhuli ainult, aga ma ei rääkinud kellelegi seda. See on nii, et Tõrva on tore koht, minge, pange proovile, kes pole käinud. Aitäh! Aitäh!